Kõigepealt tervitusi Eesti Meremuuseumi poolt Eesti Genealoogia Seltsile auväärse juubeli puhul, sest suuremate juubelitel on veel pikk maa minna, aga 35 on ju ka väga kena. Nüüd ma olen natuke üllatunud, et ma kohe siia algusesse pandi, aga see ongi niisugune üldisem teema Eesti meremeestest, sest ega genealoogiaga mul väga suurt sidet pole ja olgu kohe ette öeldud, et mul ei ole ka endal korralikku sugupuud veel, kuigi ma tean juppe, aga üldpilt on võib-olla natuke segane. Aga see selleks. Ja tänane ettekanne on, ma proovin rääkida mitte väga tuntud asjadest. See tähendab seda, et me võiksime ju eestlaste meremeeste rännuteedega minna väga kaugele. Ma ei räägi ka tänapäevast, sest praegu seilavad ka mitu väiksemat jahti ümber maailma ja enam ei ole see üldse väga erakordne. Ja samas ma ei räägi ka üldtuntud asjad, ma siia juurde liigitaksin kohe Ahto Valteri, samamoodi tema reisid üle Atlandi, samamoodi Ahto Valteri ümbermaailma reis, millest on väga hea dokumentaalfilm valminud siis Unistuste laev Ahto. Jätan ka rääkimata Tonga kuningriigis kalandusnõunikust Leonhard Niidust, kelle kohta on samamoodi väga hea dokumentaalfilm tehtud. Ja natukene jäävad ka praegu fookusest välja need Eesti meremehed, kes väga paljudel laevadel seilasid teise maailmasõja ajal Põhja-Atlandi konvoides, samamoodi Norra kaubalaevadel, aga see annab võib-olla seda ulatust, et mis seda kõike, mis nagu nende Eesti meremeestega juhtus. Kaugesõidukaptenite lõpupilt aasta 1939. Neid kursusi oli seal mitmel, see on just kaugesõidukaptenite oma. Ja seal keskel istuvad kaks õppejõudu, kellel olid väga erinevad saatused. Vasakul pool on August Gustafsson, paremal pool on Eduard Kägi. Ja mõlemad mehed on jätnud Eesti merenduse lukku väga suure ja sügava jälje. Ja veel edasi, kui me läheme edasi August Gustafssoni poja Heino Gustafssoniga, sest tema on jätnud suure töö meile lugemisega, mis puudutab Eesti meditsiini ajalugu, erinevate toiduasutuste, kõik see, mis sellega kaasas käib ja õnneks olen ma taga eluajal ka piisavalt palju kokku puutunud. Nüüd, aga elusaatused olid erinevad ja samal 39. aastal lõpetas Tallinna merekooli, aga mitte kaugesõidukaptenina, vaid siis ligisõidutüürimehe kutse sai hilisem Eesti üks väheseid naiskaptenid Aleksandra Laast, kes oli ka tuuker ja ka teda selle pildi peal pole, sest temal oli teine kursus, aga 1939. aastal ta lõpetas ja hiljem ta suri New Yorgis. Nii et see jällegi tema teed viisid Eestis kaugemale. Ja nüüd, aga hoopis teine saatus oli Eduard Kägil, kelle venda tabas traagiline saatus 1940. aasta 25. aprillil kuskil seal Sognefjordi sügavuses, kui aurulaev Begonia sai Saksa lennukilt pihta ja uppus ja praegu on siis tema vennale Mihkel Kägile seal püstitatud ka ausammas, aga me oleme plaanimas Meremuuseumiga ühte nii näitust kui ka raamatut, mis käsitleb natukene rohkem nende eestlastest meremeeste saatust, kes seilasid nii siis eelkõige Norra laevadel, ka Rootsi laevadel ja Inglise laevadel sinna juurde ja osalesid nendes Põhja-Atlandi konvoidest, nii et neid oli tõesti sadu. Nüüd, aga Eduard Kägi, ka olen temaga kokku puutunud, et oli oma viimasel eluperioodil hakkas ta vaimulikuks, aga enne seda ta ikkagi sõitis merd ja peale Tallinna merekooli juhatamist 40. aastate keskel, peale siit äraminekut oli ta see, kes toimetas Flensburgi merekoolis ja oli üks neid, kes asutas sellise Eesti korrespondentsmerekooli. See oli eelkõige sinna ma jõuan, et miks seda kõike vaja oli, seda oli eelkõige vaja sellepärast, et
läände sattus väga palju meremehi ja nendel oli vaja haridust. Nad ei saanud kohe erinevatesse õppeasutustesse sisse, nii ei Inglismaal, ei Rootsis ega hiljem Kanadas ega Ameerikas, neil oli vaja algharidust ja selline kaugõppevorm loodigi siis eelkõige siis Eduard Kägi initsiatiivil, aga sealt taga oli ka veel Eesti laevaomanik Evald Jakobson, kes juba 39. aastal asutas kirjastuse Boreas, mille hiljem võttis üle Einar Sandén, aga sinna me veel jõuame. Ja Kägi oli, ühesõnaga, ta oli elu lõpuni väga selge, väga hea faktiteadlikkusega ja pikka kasvu, nii et mina oma suhteliselt lühikese kasvuga, nii mulle ta vaatas ikkagi niimoodi ülevalt alla. Aga nii et kaks väga erinevat elusaatust, aga mõlemad selle esimese pildi peal koos. Eesti meremehed on sõitnud ka väga palju Siberis, Põhja-Jäämerel, Kaug-Idas. Ja võib-olla ma tõin siin välja kaks kõige niisugust esile küündivamat näidet, kelle kohta võib öelda, et nad olid polaarkaptenid. Üks pärit siis Muhumaalt, teine pärit Saaremaalt. Ja ühe saatus oli ta rikkus oma, kõige ma räägin polaarkapten Karl Jõgist, kelle tervis jäigi sinna Põhja-Jäämerele ja kes tegelikult suhteliselt noorelt suri Kroonlinnas ja on ka praegu Kroonlinna kalmistule maetud. Aga tema suguvõsa elab Eestis ja on väga tegusad inimesed. Vassili Vaga siis hoopiski tegelikult oli väljarändajate hulgas, kes sai oma hariduse Vladivostoki merekoolis ja lõpetas oma elupäevad siis ikkagi Tallinnas. Aga mõlemad 20. aastate teises pooles mõlemad elus oli kaks väga märkimisväärset sündmus, mis nad tegelikult esimene Karl Jõgi 1928, kõik mäletavad ja teavad kindlasti Umberto Nobile ekspeditsiooni, mis läks õnnetult ja Karl Jõgi oli siis kutsuti jäämurde Krassin kapteniks, seal oli veel teisi eestlasi, ega see ei olnud ainuke. Aga tema oli kapten ja Krassin tegelikult ka need ellujääjud sellest suhteliselt ebaõnnestunud Nobile ekspeditsioonist ka päästis. Vassili Vaga kutsuti päästma jällegi teist lörri läinud lugu. See oli tšeljuskinlaste kuulsusrikas sõit mööda Põhja-Jäämerd, aga mis lõppes kuskil peale Kaaramerd, Wrangeli saare juures, päris õnnetult ja siis ta oli laeva Smolensk kapten ja päästis kogu selle seltskonna ära. Nii et kaks väga väärikat polaarkaptenit, jällegi Saaremaa ja Hiiumaa tulevad, mitte Hiiumaa, Saaremaa ja Muumaa tulevad mängu. Lähme rändame sealtpoolt Kaarega jälle edasi ja jõuame Kaug-Idast edasi, jõuame Shanghaisse. Shanghai oli 1920. ja 30. aastatel väga rahvusvaheline linn. Ja seda, kes on Shanghais käinud, teab, et kogu see kaldapealne, kogu arhitektuur on väga euroopalik. Shanghais oli väga suur prantslaste linnaosa, Shanghais oli ja veel teisigi kogukondi, nii et võib-olla, et mingil hetkel Hiina osa oli seal isegi natuke väiksem. Eestlasi oli, Eesti meremehi Shanghais oli kuskil aktiivselt tegutsemas 2030, kuskil 50 ringis. Meil on ka meremuuseumis mõningad meremeeste passid, mis on Shanghais välja antud. Nii aga siin on ka siis, neil oli oma ühing, Shanghai Eesti Selts, nii et ka sellest on ka natukene ühte-teist säilinud ja see esimesena härrasmees on siis, seal on kaks kaptenit, Mender ja Kosemäkin ja Mender oli siis Singling või oli selle kaubalaev, mis seal all on, selle kapteniks pikki aastaid. Ja nad seilasid põhimõtteliselt paaris seal ikkagi mitmed aastaid ja see tähendas siis, et seilamist
Hiina ranniku, Jaapani, siis USA Vaikse ookeani sadamate vahet, nii et niisugune. Ja osad nendest meremeestest on ka olnud aktiivsed kirjamehed. Neid tuleb ka hiljem veel, sest üldiselt on meremeestega niisugune lugu, et nad kipuvad olema jutukad, nad räägivad, aga nad paganad ei kirjuta väga palju. Et midagi pole teha, aga siiski siin on mõningad näited sellest, et kes on ka oma mälestused kirja pannud ja siin oli just kapten Mender oma sellest loost Kaug-Idas. Kui ta Kaug-Idast ära tuli, siis tõi ta meremuuseumile ka juba siis vast asutatud meremuuseumile 1935, nagu me tänavu aasta peame oma 90. sünnipäeva, tõi ka sealt erinevaid suveniire ja meil on olemas ka üks väga ilus aurulaeva mudel, mis on siis morsakihvast nikerdatud ja see on just kapten Menderi poolt toodud. Hiljem kapten Mender, saades aru, et ega Eestis siin selle üldise põgenemise käigus jõudis ka kenasti läände ja toimetas seal edasi veel laevafirmana, ühe laevafirma juhina. Me jõuame sinnamaale, et tegelikult eksisteeris üks väga omapärane nähtus nagu väliseesti pagulaslaevandus. Ma ei tea väga palju teisi riike, kellel oleks selline laevastik olnud, mis küll olude sunnil ei saanud seilata sinimustvalge all, siis nad seilasid kasutades Hondurase, Panama, Liberia, Ühendkuningriigi ja veel paljude teiste riikide lippe. Aga need olid mehitatud kõik eestlastega. Vähestel laevadel oli ka lätlasi, oli ka leedulasi, aga põhiliselt olid eestlased. Ja siin all on ära toodud ka väike hulk neid laevade nimesid, mis olid. Üldse oli neid laevu kusagil üle 100, kuskil 113 ja laevafirmasid oli kuskil 30 ringis. Nii et aga see kõik mingil hetkel hääbus. Nii nagu mitmed asjad elus hääbuvad. Ja isegi niimoodi, et kuskil, kui võrrelda seda tonnaaži, mis oli siin Eestis, siis Eesti riiklik merelaevandus, siis kuni 60. aastateni oli see tonnaaž, mida omati Eesti laevaomanike poolt läänes tunduvalt suurem. Nii aga see oli kõik sellepärast, et meremehi sattus läände väga palju. Ja ainuüksi on teada, et kuskil selle kutselisi meremehi, kes hiljem muutusid kutseliseks, on teine lugu, ainuüksi kutselisi meremehi sattus siin 1944 sattus läände kuskil 700, sealt edasi Saksamaale veel kuskil mingi 300, nii et 1000 meremeest, kes olid siis diplomeeritud, olid mingil hetkel läänes. Ja muidugi sinna juurde tuleb ka see, et need vastavalt peale Eesti okupeerimist ja anti ju välja käsk, et need laevad peavad pöörduma, kõik, kes maailma meredel peavad pöörduma tagasi. Kas siis sadamat oli toodud, kas Murmansk või Vladivostok või seal oli veel paar asja ja ütleme nii, et 95% seda korraldust ei täitnud. Aga üksikud olid, kes täitsid. Ja sellest on üks pikem lugu, kes võib-olla paljud teavad, et on see aurulaeva Kajaku lugu, mille kapten oli siis Jüri Kallaste, kes eelmise nimega, ta oli siis nagu eestindatud nimi, ennem oli Kreps. Aga see on pikk lugu. Aga ma lihtsalt paari sõnaga räägin ära, milles see näitab ära tegelikult, kuivõrd pikad käed olid 1941-42 aastal siis kommunistlikul luureteenistusel ja kuidas kasutati tegelikult oskuslikult ära Ameerika Ühendriikide advokaadifirmat. Ja sinna pumbati nii palju raha, et Eesti välisesindused, kes olid tol hetkel Brasiilias, Argentiinas, et nendel ei olnud mingitel hetkedel nii palju raha, et seda kohtuprotsessi seal võita Argentiinas ja see on pikk lugu. Õnneks selle kohta on väga hea materjal säilinud siis arhiivis, nii et seda saab sealt kõik lugeda ja vaadata ja hiljem, kui see
kajak oli juba sealt ära pääsenud või põgenenud Montevideosse, sest Argentiinas talle ei müüdud sütt, Montevideo selle müüdi Uruguay's ja siis pääses sealt minema. Lõpuks punane lipp tõsteti üles Iraanis, Horezmi sadamas, aga edasi oli see lugu sedasi, et ta jõudis veel juba siis punase lipu alt korra või 2 San Franciscosse, aga tolleaegne kirjad ja info liikus niivõrd aeglaselt, et tegelikult taheti seda laeva ka juba siis Eesti saatkonna eestvõttel arestida, sest tüli oli ikkagi üleval ja kriis üleval, aga lihtsalt ta jõudis jälle enne tagasi liipsata. Nii et selline lugu. Aga nüüd mõned laevad. Nagu ma öeldasin, neid oli kuskil üle 113 laeva, need oli tõesti palju. Ja nüüd see, et kuskil 40-ndate osa kasutati ära neid laevu, mis läände jäid. Siis hakati ka ostma juurde laevu. Need olid reeglina on ju ikkagi suhteliselt second hand sööküttelaurikud. Aga kuskil 50-ndatel hakkasid lisanduma juba mootorlaevad ja kogu see asi muutus tunduvalt kaasaegsemaks. Aga laevu oli tõesti palju. Ja siin on paar inimest, tänu kellele me tegelikult teame pagulaslaevandusest, ütleme, mitte kõike. Me ei ole seda väga ekstra, väga süvitsi veel siiamaani jõudnud uurida, et see on kindlasti võib-olla mitme raamatu teema, sest on mälestusi palju, on arhiiviandmeid palju, aga midagi on ka meil, mida siis tähele panna. Kõigepealt Eesti kaubalaeva juhtkonna koondis Torontos on andnud välja väga põhjalikke bülletääne, aga need hakkasid kõik ilmuma kuskil 70-ndatel. Et sealt oli juba suur tükk vahet oli läinud. Siis Eesti laevandus, laevandus ja see ilmus samamoodi Kanadas, sellega toimetas hiljem Einar Sandén. Nii, meremeeste organisatsioonid, mida oli tõesti palju, osad on Eesti Meremeeste Union, mis siis andis oma õigusjärgluse üle Eesti Meremeeste sõltumatule ametiühingule, mis toimetab ju meil Eestis siiamaani. Jällegi välis-Eesti laevu. Ja siin on natukene üks viimaseid, ta ei olnud päris viimane, üks laev nimega Peki, et siis on näha, kuidas see asjaajamine käis ja siin käis nende unioni maksete kogumine, nii et kõik need asjaajamised käisid ikkagi suhteliselt eesti keeles. Ja siin on samamoodi. Nüüd üks asi, millest ma natuke peatun rohkem. Meil on olemas Eesti Meremeeste Unioni kartoteek. Meil on olemas, seda kõigepealt hakkas pidama Einar Sandén, siis ta läks edasi unionile, seda pidas edasi Karl Matson. Aga see tähendab seda, et seal on väga detailselt kirjas, väga pedantselt, et kui palju, kus keegi on sõitnud, mis laevade peal ja see on meil suuresti ka digiteeritud. Ja neid on siin veel. Kui vahepeal meremees juhtus see, et ta ära suri, siis on ka nende kaartide peale see kantud. Ja seal ei ole ainult eestlasi, selles kartoteegis on ka lätlasi ja leedulasi, nii et see. Nii, jällegi see sama Peki. Need, läheme siit juba kiiremalt edasi. Nii, see on nüüd üks viimased laevu, mida Eesti pagulasresti omanikel oli ja seal on ka kiri, et nüüd siis teatas Arvet Mägi, et lõpuks on see laev müüdud. Ehk siis see tegemist on siis Bonneveiga. Nii, vahelduseks oli juttu Einar Sandénist. Temast võiks veel väga pikalt rääkida, see on väga mitmenäoga mees, väga omapärase saatusega, aga meie jaoks on see olulisem see, mis ta tegi just 6-70-ndatel, mis puudutab pagulaslaevanduse talletamist. Artur Bakri tegi seda täpselt samamoodi Kanadas. Nüüd Karl Matson, tema oli Bonnevei viimane kapten, Eesti Meremeeste Union jällegi. Nüüd, ja meil on ka veel arhiivis, kus on kirja pandud, millal need meremehed on siit ilmast lahkunud ja selliseid materjale. Siis Helmut Lelov paremale poole panin välja selle, mis 45. aastal ütles,
et kõik, kes Rootsis on pagulased, minge rahulikult Nõukogude Liitu tagasi, mille peale toimus siis suur väljaränne juba siis mitmete imelike veesõidukitega üle ookeani siis Kanadasse, Ameerika Ühendriikidesse, Lõuna-Aafrikasse, Brasiiliasse, Argentiinasse, nii et see ja siin andmed on võetud siis Jüri Vendla raamatust Unustatud merereisid, nii et mis tasub ikka meelde tuletada, et üks oli 44. aasta põgenemine, aga teised olid väga uljad seilamised suhteliselt rääbakate laevadega, siis Lõuna-Rootsist üle Inglismaa, siis üle ookeani. Siin on Erma lugu ja samamoodi kas see natukene, see mees, kes siin on, sellele lehele tuleb olla ka väga tänulik, see on kaugisõda kapten Evald Past, kes oli üks meremeeste esindajana Meremuuseumi asutajate hulgas ja siin on ta jällegi selle oma põgenikelaevaga ületamas Atlandi. Donald Koppel, see on jällegi pikem lugu, ehk siis laevast Inanda, mille kompass jõuab nüüd lähinädalatel Meremuuseumisse läbi diplomaatilise posti Floridas, mida me oleme ajanud juba viimased 1,5 aastat, aga lõpuks ta jõuab kohale. Ja siin on Donald Koppel, Meremuuseumi direktor Hans Pärnale siis üle andmas seda ühte vapitahvlit 1993. aastal. Jälle üks meremees, kes, Fred Graaf, kes on seilanud väga mitmetel laevadel ja olnud ka Vietnami sõjas. Ja edasi lähme siit. Mul on aeg läbi, aga ma paar viimast pilti näitan ikka. Austraalia mees, rattur, kes on pannud samamoodi kapten sõitnud palju Vaiksel ookeanil oma mälestused kirja. Ja lõpetan siis ühe Muhumaa mehega. See on siis Mihkel Suu Nõmmkülast pärit ja kes minu arust on seilanud võib-olla kõige suuremate laevade kaptenina üldse eestlastest, et see oli üks tema laevadest, mille nimi oli siis, praegu ei tulegi, oli ta vist, see oli üks, aga kõige lõpuks on ta juba siin siis ühe suurema siis üle 300 000 brutoregistertonni laeva kapten ja nii et ma ei tea, et oleks suuremaid olnud. Nii et see on nagu lühike, kiire ülevaade, et Eesti meremeeste viibimine erinevatel mandritel on niisugune nagu üsna tavakohane, ja ei ole siin midagi eripärast, aga nad on üks väike täpsustus veel juurde. Nad on kõik olnud, kes on siiamaani olnud väga pikaealised. Peaaegu kõik need kaugesõidukaptenid jõudsid oma 90. sünnipäevani. Nii, aitäh!